Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 99. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu hoobis. Täna on külas üks meesterahvas, kellega me oleme aastate jooksul väga palju vestelnud. Küll tema mind intervjueerinud, küll mina teda intervjueerinud. Täna vaatame, kuidas siis lõppkokkuvõttes kujunema hakkab. Tere tulemast, Urmas Saard. Tere, Regina. Ma alustan sinuga kohe vestlemist külauudistest. Millal ja kuidas see alguse sai? Võib-olla paari sõnaga läheks kaugemale minevikku kui külauudiste algusesse, sellepärast et külauudiste alguse juures mina ei ole olnud, et see sündis teiste professionaalsete ajakirjanike algatusel. Mina ennast nende hulka ei arva, ma olen asjaarmastaja. Aga huvi üleüldse ajakirjanduse vastu tekkis mul. See oli siis, et Vene sõjaväest vabanemise järel, et olin üsna vaba ära. Tüdrukuid ma veel ei vaadanud millegi pärast siis ja naisevõtt oli veel kaugel ja mõtlesin, kuidas oma vaba aega sisustada. Ja juhuslikult ma märkasin Pärnu Kommunisti. Praegune on ta siis Pärnu Postimees, kes ei tea, et oli ka niisugune ajaleht kunagi olemas. Pärnu Kommunist korraldas žurnalistika rahvaülikooli. Ja mina vaatasin nii põnev asi, et kas minust ülikooli minejat on. Hiljem ka selgus, et seda minust ei saanud. Et akadeemiline haridus puudub mul siiamaani. Ja arvatavasti mul ei teki ka lähiajal seda kavatsust, et minna omandama veel täiendavalt akadeemilist haridust. Aga siis ma läksin tõepoolest nendele kursustele ja seal ma sain teada siis niisugused väga vajalikud ja niisugused algteadmised, et alates seal uudise kirjutamisest, kas seda peab oskama teha ja seal on oma teatud kas siis tingimused või reeglistik, mida tuleks järgida. Kui sa seda ei tee, siis inimene ei tunne ka ära uudist. Aga teisi ajakirjanduslikke žanreid õppisime tundma, kuidas portreteerida, kuidas intervjueerida, ja palju muud kasulikku. Seal me tegime siis ka praktilisi harjutusi avaldamisega Pärnu Kommunistis kõigepealt, selle eest siis maksti väikest honoraari, see taskuraha täiesti kulus ära ju minusugusele noorele mehele, kes siis oli vabadusse pääsenud äsja ja raha ju kui ka iga kopikas tol ajal siis kulus ju väga ära. Ja siis oligi nii, et Pärnu Kommunisti juures ma hakkasingi siis seesamaalt tegutsema, mingi leping oli ka sõlmitud, ma isegi ei mäleta, kas oli mingisugune litsentsileping, millest ma hästi aru ei saanud, aga see ta oli. Ja siis ma mäletan, üks pikem lugu, mis ma tegin, oli kodulooline, et ma ise ennast väga koduloolaseks ei pea, aga mind hakkas huvitama Pärnu sillade ajalugu ja ma kirjutasin siis nii pika loo, et terve ühe lehekülje ta võttis ära esimene lugu, aga ta ilmus järjelooguna, nii et järgmises lehes ka veel, et sellest oli palju kirjutada ja see toimetusele väga meeldis. Ma ei tein rääkima, et kas sa vahepeal tahad midagi küsida või korrigeerida mind või? Ei korrigeerima, mina siin ei hakka. Ma hea meelega kuulan, sellepärast, et ilmselt tuleb sellest mul väga palju uusi küsimusi. Aga nagu ma aru saan, siis sinul see ajakirjanduslik huvi siis tõesti on juba ammu ja alustasid siis Pärnu Kommunisti juures ja sealt edasi siis, kunas sa külauudistesse jõudsid? Vahepeal ma tegin rasket füüsilist tööd ja ma ei tahtnud midagi ajakirjandusest teada ega niisugusest üldsegi et humanitaarvaldkonnast, et siis ma jõudsin vahepeal ka naisemeheks saada ja tulid lapsed ilmale ja pere vajas hoolt ja toetust ja nii, et ma võtsin asja tõsiselt. Käisin ka välisriikides ja lammutasin Stockholmi panka ja siis ma käisin Soome riigis tööd tegemas, alustasin seal tapeetide maha kraapimisega korterites, hiljem siis hakkasin hästi suuri plokke seina tõstma ja niimoodi mul elujärg
kujunes eemal ajakirjandusest, aga siis vist kuskil aastal 2000, nende aastanumbritega on nii raske, ma pigem neid ei nimeta. Sa ei oleks esimene ega viimane, kes siin nendega eksib, usu mind, aga sa ei pea neid nimetama. Aga siis oli niimoodi, et ma kuidagi sattusin juhuslikel asjaoludel jälle Isamaa erakonna vaatevälja ja ma hakkasin siis poliitikutega suhtlema ja näiteks Reviivi Velliste on mul siiani väga hea sõber ja sealt siis ma tegelikult ajakirjandusse ma pöörsin, nüüd mul hakkab meelde tulema uuesti, kuna ma vahetasin elukohta, et kui ma olin mitmendat põlvkonda olnud pärnakas, siis selle aastaga ma nüüd küll ei eksi, 2007 lõpp ma asusin ümber elama Sindi linna, et sai ostetud niisugune pooltoorik korter uues majas, nii et ma tahtsin ise selle lõpuni välja ehitada ja seda ma tegin ja siis me aasta lõpul 2007 kolisime sisse ja huvitav, siis tekkis mul mingisugune murrang. Et ma ei oska seda ise ka seletada. Inimesed ei saa aru, kui ma olen vahest seda öelnud, et mul tekkis vastumeelsus raha vastu. Kui ma varem mõtlesin, et mul peab olema kõige vägevam auto, mul peab olema vägev elamine ja võib-olla isegi kunagi individuaalelamu ja nii edasi, siis kuidagi sinna Sindi ümber asudes nähtavasti see miljöö ja see vaim, millega ma seal Sindi linnas kokku puutusin, nii et mul tekkis mingisugune vastumeelsus füüsilise töö vastu, ma olin ehitaja põhiliselt. Ja siis oligi niimoodi, et kui ma Sindi linna ümber asusin, ma tahtsin Sindi linnaga tuttavaks saada, kuigi ta oli ju Pärnu naaberlinn, ega ma sellele vaatamata temast midagi ei teadnud, aga õige kiiresti mul sai selgeks, et ta on niisuguse väga suure vaimupärandiga ja mitte ainult tööstuslinna. Ja see hakkas mulle väga kiiresti huvi pakkuma. Esimene külastus vist oligi Sindi muuseumis Heidi Vellend. Tervitan teda, kui ta juhtub kuulma seda saadet kunagi. Kuulasin ja tema jutustus oli ääretult köitev ja koondas minu tähelepanu kogu selle Sindi ajaloole ja Sindi olemisele ja olemusele ja kui ma sinna läksin, mul ei olnud plaanis sellest külaskäigust midagi kirjutada. Aga siis, kui ma sealt ära tulin, siis ma mõtlesin, aga see tuleks kuidagi nagu mul enda jaoks järgustada, ma ei mõelnud lugejate peale. Aga mul ei olnud kuskil seda nagu avaldada, et ma mõtlesin, kas Pärnu Postimees vist oli juba siis, et kas tema sellest ei olnud huvitatud, et keegi Urmas käis Sindi muuseumis. Ja siis ma jälle üsna juhuslikult avastasin, millest ma küll olin varem midagi kuulnud, aga polnud enda jaoks teadvustanud, oli Kalev Meedia, kes oli alles alustanud oma tegevust. Ja mõtlesin, aga siis ma pakun Kalev Meediale, et lihtsalt niimoodi prooviks sellist, et niisugust isiklikku nägemus Sindi muuseumist ja Sindi linnast ja et see oleks siis nagu ära märgitud. Ja siis Heidi oli kuidagi nagu üllatunud, et ta ei teadnudki, et teda külastas ajakirjanikke. Ei, ajakirjanikuks ma ei pea ennast siiani. Aga jah, ta ei pahandanud ka selle peale, et ma ei hoiatanud, et ma muuseumist ja temast kirjutan. Et pigem näis, et ta oli rõõmsalt üllatunud ja siis ma kirjutasin hiljem veel Kalev Meediale, aga ma palju ei saanud seal kirjutada juba siis tolleaegne peatoimetaja. Tal oli pisut keeruline nimi ja see mul ka jälle ei meenu, nii et vabandust. Ja temas pakkus mulle, et aga ma hakkaksingi alaliselt talle kirjutama. Ja mõtlesin, mis seal ikka, eks ma siis harjutan jälle kirjutamist ja hakkas mulle sellest raha maksma, kujutad ette, ma sain palka selle eest. Mis mul selle vastu veel sai olla, et kui ma enda lõbuks kirjutan enda arvates ja mulle selle eest veel, ta oli ikkagi minu meelest päris arvestatav taskuraha, Aga see kahjuks läks pankrotti. Midagi teha ei ole.
ja et ma olen kuulnud, et mõned töötajad ka seal jäid isegi osaliselt oma palgast ilma ja et noh, et pankrot on pankrot ja see on mõistetav, minul läks hästi, ma sain kõik oma rahad kätte. Aga kuna ma olin juba alustanud ja see Sindi linn kuidagi sai mulle ääretult omaseks ja armsaks ja kus ma avastasin nii palju seda, mida tasub võib-olla jäädvustada või siis ka hetke kirja panna. Ja mõtlesin, mis ma nüüd edasi teen, et noh, et kus ma nüüd hakkan kirjutama. Et huvitav, millegi pärast ma nagu ei mõelnud selle Pärnu Postimehe peale. Et küll ma pean ikka vahemärkusin ütlema, et tegelikult ma mõtlesin küll ja üks vahe ma Pärnu Postimehes enne Kalev Meediasse tulekut üsna palju hakkasin arvamuslugusid kirjutama. Ja Kaupo Meil oli tol ajal siis arvamuskülje toimetaja, peatoimetaja ja ta võttis pidevalt heal meelel minu lugusid vastu ja siis ma kirjutasin, sõbra naljatasid, et noh, et kui ma ühe nädala jätsin vahele, siis nad juba hakkasid muretsema, et mis minuga juhtunud on, et ma ei kirjuta. Aga jah, see oli nüüd vaherepliik, et ma pean ikkagi edasi kiiresti jõudma, et jõuda selle küla uudisteni ja ei tea jälle, millest või kuidas see mõte mul tekkis ja ei mäleta ka täpselt, aga igal juhul oli nii, et see oli vist pühapäevane päev, see ei olnud tööpäev ja ma kirjutasin tolleaegsele Maalehe veebi peatoimetajale. Kas ma nüüd mäletan ta nime? ja pärast tuleb meeldis, ma ütlen, et eks mul siin praegu selle rääkimise kramp on, et pean jälle tema ees vabandama, selle pärast ta oli väga tore inimene. Ja küllap ta on praegugi väga tore inimene, aga lihtsalt meil ei ole nüüd olnud pikka aega niisugust vahetut kontakti. Ja siis tegin ühe proovitöö talle, kusjuures see proovitöö mul täiesti ebaõnnestus, sest ma millegi pärast saasin vale asja, mis oli mingisugune mustand. Kujutan ette, ma tahan tööle saada ja no ikka täiesti arulage, noh, et seda oleks pidanud eriti püülikult tegema ja kõik läbi mõtlema, et noh, ennast jätta endast ikka võimalikult parem mulje ja veel parem mulje, kui ma tegelikult olen ja kujuta ette, ma saadan mingisugune mustandi täitsa lõpp. Aga ta ütleb, jaa, see sobib hästi. See mustand sobis hästi. ja nii, et noh, põhimõtteliselt selle samal päeval juba pühapäeval me leppisime kokku, et jah, et ma võin hakata siis kirjutama. Aga ma hakkasin kirjutama blogi versioonis ja siis ma ise vist nimetasin selle Pärnumaa uudiste märkmikuks, mitte blogiks. Et ma olen üsna allergiline võõrsõnade suhtes igal võimalikul juhul, ma püüan leida eestikeelse sõnaga asendamise võimaluse. Ja nii siis oli, et kui ma õigesti mäletan, et Pärnumaa uudiste märkmik. Ja siis ma hakkasingi põhiliselt seal sellesse kirjutama Pärnumaa uudiseid, peaasjalikult Sindist ebaproportsionaalselt palju, Sindi linnast, et ei olnud seda tasakaalustatust. Niimoodi ma kirjutasin ja kujuta ette, selle eest hakati ka mulle maksma. Ma nüüd rõhutan võib-olla jah, natuke liiga palju seda raha, aga noh, et kuigi ma jah, pean tunnistama siiamaani, et ma väga raha ei armasta, aga ma olen ikkagi veel selle arusaamise juures, et päris ilma rahata ka ära ei ela. Aga siis see kestis jah kuskil 2015. aasta kevadeni hakkasin pensionile jääma, leping lõppes, leping oli siis mul sõlmitud, mis ta siis tol ajal oli, Ekspress Meedia või oli Meedia Ekspress või oli ta teistpidi. No oli ta, mis ta oli, aga siis sinna meediakontserni kuulus ka ühtlasi Maaleht ja siis niimoodi, et osad need Pärnumaa uudiste märkmiku lood, need siis läksid edasi sealt sellest blogist ka Maalehe suurde veebi. Mõned lood ka paberkandjale ja niimoodi ja siis mõne sealse osakonna toimetajaga mul arenes päris hea koostöö aga üldiselt jah, mul olid väga vabad käed ja see mulle ääretult meeldis, keegi ei öelnud mulle, kuidas ma pean kirjutama, mida ma pean kirjutama, et ise olin siis seal selles suures kontsernis väikeses ülitillukuses osakonnas siis täiesti omaette iseenda peremees. No jah, aga kui see 2015 mul leping ära lõppes ja pensionärilina jah, ma olen korduvalt naljatlenud, et teine võimalus oleks olnud ka see, et
veedan oma päevad kaunis Sindi linnas siis erinevatel päevadel erinevates parkides istuda. Sindi on ju väga roheline linn, et istun seal ja tervitan ja ajan juttu mööduvate inimestega, aga seda tüüpi inimene ma ei ole, et üldiselt ma ei ole üldse seltskonna inimene ja jutumees veel vähem, et ma imestan, et ma olen nüüd nii palju juba jõudnud rääkida sulle. aga jah, ma tahtsin jätkata ajakirjanduses. Et nii palju, kui siis minus seda ajakirjanikku on, ilma selle tiitlita kõlava nimetuseta. Ja siis juba Maalehes oleku ajal ma kuskil silmanurgas märkasin, et on olemas mingid külauudised, aga ma ei pööranud neile eriti tähelepanu. Aga siis jah, kui ma olin vaba Maalehest, siis täpselt ei mäleta, aga ma kirjutasin, et tollel hetkel siis oli peatoimetaja oli Aksel Lõbu. Et tema oli ajakirjandust õppinud ja väga tore noor härra. Ja tema juba pakkus midagi, et sarnanevad seal tegevtoimetaja nimetusega niisugust ametikohta, nii öelda. Ja ma hakkasin seal kirjutama siis. Et mäletan, vist oli üks paiku, seal toimus mingi korvpalli kohtumine, kellega seal, kes seal kokku läksid, ma ei mäleta, aga siis mind kutsuti sellest ja reportaasi tegema, ma ise ei ole üldsegi spordimees ja et hea, et ma tunnen ära, et mis on korvpall ja mis on võrkpall, ma teen sellel vahet, aga et seal nüüd rohkem tarka juttu rääkida, sena minust ei ole. Aga kuidagi ma ikkagi midagi valmis kirjutasin selle reportaasina ja rohkem tähelepanu ma pöörasin pildigaleriile ja siis ma pakkusin Akselile seda esimeseks looks. Ja siis tal ei olnud aega seda toimetada. Et see ei ole päris niimoodi, et sa viskad selle artikli sinna veebi ja siis peoga pildigaleriid juurde, et pildid tahavad toimetamist ja niimoodi ja see on omaette teema. Ja siis kas ma ise küsisin või tema pakkus mulle välja, et ütles, et aga ma annan sulle administreerimisõiguse ja et ise paned, riputad üles. Ja ma seda siis tegin ja sain hakkama ja kui ma esimese tööga sain hakkama, see oli ka jälle proovitöö minu jaoks. Siis õige pea vist oligi nii, et mulle anti vabadus, et hakkan seal ise täiesti iseseisvalt jälle toimetama. Ja see oli siis aasta 2015, mis kuu ta oli, võib-olla oli märtsi lõpp, et midagi mul on ikka meeles. Ja vot sealt nüüd siis algas see minu karjäär külauudistes. See karjääri algus oli ikka väga kaugel, kui sa lõpuks jõudsid külauudistesse, et see on ikka väga-väga pikk teekond olnud sul. Ta on jah olnud, aga kes tol ajal, kui mina liitusin külauudistega, neist ei ole enam kedagi alles. Sa teed külauudiseid minule teadolevalt suuresti ikkagi õhinapõhiselt. Täiesti õhinapõhiselt, et võib-olla paljud inimesed ei saa aru ja võib-olla kahtlevad ka minu niisuguses ükstapuha mis asjas, et ma teen seda täiesti tasuta. Mis on see, mis on sinul jätkuvalt hoidnud silma säramas ja soovi seda teed käia? Sest et see on ikkagi väga suur panus, see on väga suur vastutus, mille sa oled endale võtnud, eks ju? Ma isegi ei võta vastutusena, et kui ikka väga, väga aus olla, siis ma tunnen sellest teatavat rahuldust, et ma saan ennast sellisel kujul väljendada ja mõnedest sündmustest ka märgi maha jätta. Ma tean, et Heidi Vellende ajal oli nii, et Heidi Vellend printis kõik Sindi puudutavad artiklid välja, sest paberkandjal nad üldjuhul ei ilmunud. Muist ilmusid küll, sest Sindi sõnumid omaaegsed ka palusid luba, et kas nad võivad artikleid avaldada, võtta sealt külauudistest ja varem siis ka Maalehest. Aga ei, mul selle vastu ei olnud midagi, aga neid prinditi välja ja nüüd mul kadus mõtte järgi ära, kus ma pidin edasi minema. Aga siis lähme hoopis teise teemaga edasi. Et kui sa asud artiklit kirjutama või kui sa asud kellegagi vestlema, kuidas sina lähened teemasse, et kas sa otsid hästi palju taustinfot kohe välja
et tuleks hästi selline sisupõhine, sisutihe vestlus, ülevaade või jõuad sa kohale ja vaatad, okei, et see hakkab niimoodi looma ennast, et kuidas sinu tööstiil on? Muidugi, selle niisuguse olemasoleva taustmaterjali läbilugemine ja selle vaatamine on muidugi oluline, kui sa inimesega kohtud, aga enamikel juhtudel, kui sa pead siis silmas ilmselt siin võib-olla intervjuusid või portreelugusid kirjutamisest, et minu puhul on nii, et ma ei hakka muidu kirjutama, kui inimene mulle ei hakkaks silma, sest ma tellimise peale ju ei tee vist. Jah, et kunagi ei ole minu käest tellitud, et mine nüüd selle inimese juurde ja tee temast portreelugu. Et ma olen kuidagi pidevalt olnud kuidagi mingisuguses niisuguses vabaduses liikunud. Et kui ma olen kirjutanud, näiteks Eneli Arusaar, Sindi gümnaasium pikaaegne õpetaja algklassidele ja temast ma olen isegi 2 portreelugu kirjutanud. Aga see ei sündinud niimoodi, et ma oleksin kuskilt olemasolevat varasemat materjali kuskilt lugenud või uurinud. Ma kirjutasin sellest, mis ma olin siis võib-olla varem juba mõne aasta keskel tema juures märganud, kuidas ta räägib, milline on tema maailmavaade, millised on tema nägemused elust üldse. Et ma olen nagu need endale ära fikseerinud kuskil ajusagarate vahel, ka mitte üles märkinud, et ma ei viitsi ka liiga palju kirjutada ja veel vähem siis pastapliiatsiga. Ja siis tekib mingisugune minu jaoks mingi tervikpilt sellest inimesest ja kui ta tundub mulle huvitav olevat, siis ma arvan, et võib-olla mine tea, võib-olla mõnele lugejale ka ja kui on neid lugejaid rohkem, siis mul on seda rohkem ka hea meel. Ja et nad sünnivad vast niimoodi minule. Aga see on hästi selline kihvt lähenemine, et ma olen kuulnud, et mõni uurib hästi palju tausta enda jaoks välja, siis mul näib, et siis see ongi kuidagi selline, kõik käsitlevad ühtemoodi, aga mida vähem on tausta, seda rohkem sa avad ju uusi külgi. Jah, seda küll, sa jääd originaalsemaks, vähemalt see lootus mul on. Ja. Aga külauudised, mis siis on nagu see, et miks sa seda jätkuvalt nagu teha tahad õhinapõhiselt, et üks asi on see, et ta annab sulle vaimurahu, eks ju. Ta ka hoiab pensionäri vaimu virgemana, et mitte ei ole tarvis teha elus püsimiseks hommikuseid virgutusvõimlemisi, vaid ka aju vajab virgutamist ja värskena hoidmist ja kui see ära kustub, siis on raskus juba raamatute lugemisega ja ajaleheartiklite arusaamisega ja et aju peaks olema ikkagi et peab tööd andma, et siis ta hoiab nagu tööd anda, et ajule meeldivad ülesanded, et selles mõttes on sul nii õige lähenemine. Aju vajab seda ülesannet. Mõni teine inimene lahendab ristsõnu ja hoiab niimoodi aju virge või siis käib siis televisioonis neid 15 küsimusele vastamas või Kuldvillakus või et need on ka võimalused, alternatiivid täiesti, aga mina olen kuidagi niimoodi juhuslike asjaolude kokkusattumise tõttu sattunud ajakirjandusse ja selle juurde nüüd jäänud ja sinu jutu taustal mulle kuidagi nagu tundub, et elu on sind hästi kandnud, vähemalt nagu tööalases plaanis. Nii, mis ma siia oska nüüd öelda, et pigem kuidagi tundub mulle, et juhus on mind kandnud. Õigel ajal õiges kohas. Kas nüüd just alati, aga nüüd need momendid, kuidas ma ajakirjanduse teel olen edasi liikunud, kui ma selle peale mõtlen, siis tõepoolest vast. Sa oled nii pikalt ikkagi näinud ajakirjandust ja selle sees toimetanud. Kui palju see ajaga muutunud on? Kogu see teema üldiselt, sa juba muigad oma ette, isegi naerad ja. Nii kui sa küsisid, mul tuli uuesti meelde millegi pärast, et kui ma hakkasin rääkima silladest loo kirjutamist, miks ma seda lugu kirjutasin, mul oli üks teine paralleelne mõte veel. Kui ma seda sildade lugu uurisin, siis ma avastasin ühe hästi mind kõnetava fakti ajaloost. Kui Siimu silla avamine toimus, siis ma sain teada,
et sinimustvalge lindi läbi lõikamise järel lõigati see lind hästi lühikesteks tükkideks ja jagati rahvale välja, et nii palju kui seal avamisel inimesi oli, et siis võimalikult palju saaksid neid sinimustvalgeid lindikesi endale sellest silla avamisest. Ja rahvas olevat jooksnud tormi nendele sinimustvalgetele lindikestele. Ja kujuta ette, ma kirjutasin selle sinna sisse. Ma kirjutasin seda pikka lugu selle mõttega, mitte ainult, aga selle mõttega, et ma saaksin kuskile selle sisse poetada, et sinimustvalgeid, et üleüldse see, et ajakirjanduses, et olla aegses okupatsiooni aegses ajakirjanduses, korraga lugeja saab lugeda, et sinimustvalgetele värvidele joosti tormi. Ja nüüd, kui see lugu oli avaldatud, kujutad ette, ma lugesin oma artikli muidugi läbi, mis oli avaldatud, et üldiselt seal ei olnud kärpeid ega parandusi ega muudatusi. Aga see lõik, mille pärast mina kirjutan nii pika loo valmis, see lõik oli välja võetud. Ja kujuta ette noore mehele, kes oli ikkagi väga suur niisugune pettumus ja löök ja et kui sa küsisid et kuidas ajakirjandus on muutunud aja jooksul, on küll muutunud, et hiljem mul ei ole niisugust lugu ka olnud, et mitte kordagi ka Nõukogude okupatsiooni ajast ma ei mäleta, et oleks midagi olulist välja lõigatud siis kas maailmavaate või ideoloogilise mõtteviisi erisuse tõttu. Et ma pean tunnistama, et praegu on ikkagi ajakirjandus piisavalt vaba. Ma saan rääkida oma kogemusest selle piires, millest ma enamalt jaolt kirjutan. Ma ei kirjuta poliitikast, vahel ma olen kirjutanud küll varematel aegadel, aga ma olen aruka saanud, et mul puudub hea arusaamine poliitikast ja kui ma sellest hästi aru ei saa, no siis parem ole vakka ja kuula, mida siis targemad ja teadjamad inimesed sellest räägivad ja sealt ma teen küll ka oma järeldusi ja kõigega ma ei taha alati nõus olla ja mõnele tahaksin vastu vaielda ja mõnele lausa näkku karjuda, aga ma üldiselt ikkagi poliitikast hoidun ja seda enam, et Külauudised on niisugune mitte poliitiline. Ta on selline veebileht, kus hoidutakse poliitikast. Muidugi seda punast joont on teinekord raske vedada, et kus maalt elus lõpeb või algab see poliitika. Et seal piirialal kõndides võib-olla võid ka väärastuda. Ja seda on ka juhtunud mõnel üksikul juhul ja siis on mulle ka kohe märkus tehtud. Mitte toimetuse kolleegiumi poolt, vaid lugejate poolt, et mis see nüüd siis oli. Et see tagasiside on ikka kohene? Üsna et suheldakse kohe otse, et minu meiliaadres ja telefoninumber on avalikud ja võetakse telefoni ja räägitakse, mida arvatakse või siis kirjutatakse mulle. Vähe kommenteeritakse Külauudiste veebilehel endale. Aga kuivõrd enamiku lugusid ma jagan ka sotsiaalmeedias, Facebooki Külauudiste lehel, seal on siis näha, et kui palju laikitakse või ei laikita üldse ja millised need ikoonid on, kas märgivad meeldivad midagi või lausa punase südamega märgitud või siis tehakse teinekord ka koledat nägu ja tuleb siis seda ka taluda ja alla neelata, kui ikka on vihane nägu. Ju siis midagi on niisugust olnud ja. Just täna oli üks teine salvestus ka ja siis rääkisime samamoodi sellest sotsiaalmeedia teemast, ja tema ütles, et aga tegelikult see on ju kompliment põhimõtteliselt, kui keegi on võtnud vaevaks, kogu sinu töö läbi lugenud, vaadanud ja ka reageerinud, eks ju. Et see tegelikult on kompliment, et ta on oma aega sulle pühendanud. Jah, et muidugi ma saan ka seda lugejate hulka jälgida oma veebilehel seal köögi poolel, aga see on natuke tehniliselt keeruline millegi pärast Külauudistes, aga siis lihtsam on seda lugejate hulka märgata sotsiaalmeedia kaudu ja et see on nagu niisugune huvitav teema, kui sa rääkisid, et kuidas lugejad reageerivad, et seal on et millest mina aru ei saa, muidugi seal on tõepoolest, siis on need algoritmid ja mis mõjutavad ja kuidas ja see on eriti viimastel aegadel mind hakanud väga huvitama
ja siis hea sõber Marko Šorin, tervitan teda ka, kui ta juhtub kunagi mind kuulma siin saates. Ja tema laenas siis oma raamatukogust Nexus, niisugune raamat on olemas, mis siis käsitleb juba kaugest ajaloost alates teabe levikut ja kuidas ta siis on tänapäeva jõudnud ja tänapäeval, kuidas ta toimib ja et selle raamatu lugemine ja sellest aru saamine on mul alles käsil, et siin ma ei oska midagi, et ei tahagi rääkida kaasa, aga lihtsalt ma tahtsin nimetada seda, et see algoritmide teema on ääretult huvitav. Et kujutad ette nüüd, ma võiks su käest küsida tegelikult hoopis teha niimoodi, et mis sa arvad, et kui paikuse laavati krossipuud ja ma tegin sellest ühe tagasihoidliku kajastuse nii sõnas kui pildis, kui palju seal siis ta näitas siis loenduse, kui palju seal oli lugejaid taga. Muidugi me ei tea, kui palju neist oli seal lugejad või kes selle artikli läbi lugesid, aga vähemalt et see klikk oli ära käinud. Paku üks number. No ma ei tea, see võiks ikka ju 1000 olla. Oli küll jah, aga täpsemalt võiks siis öelda. Issa ma isegi ei oska pakkuda äkki siis 3-4 tuhande vahel, ma ei tea. 3-4 tuhande piires on ka neid küll lugusid, jah. Et see oli kõvasti rohkem siis? Ja on ka 30 ja 40 000 ja mõne autori puhul siin 60-70 000 ja 140 000. 140 000. Aga ma tahaksin rõhutada, et ei jääks praegu kuulajatele vale muljet, et ma nüüd püüaksin seda kuidagi nagu väga võimendada. Et see oli niisugune arukordne juhus, millest ma aru ei saanud ja see oli ka üks määravaid põhjuseid, mille pärast ma tahtsin hakata seda Nexust lugema, millest ma lootsin saada mingisugust vastust või aru saama oma küsimusele. Aga tegelikult jah, ärgu keegi nüüd siin kuulajatest arvaku, et külauudised on siis nii suure massilase lugejaskonnaga, ei kaugeltki mitte. Aga miks mitte? Võiks ju nüüd olla? ei, ma ei ole nii ambitsioonikas, ma olen 2 jalaga maa peal ja ma saan täiesti hästi aru, et väga head tööd teeb Pärnu Postimees ja teevad siin mõned teised suured väljaanded, ka Postimees ise ja aga siin on väga suur erinevus, kas sul on toimetus, kus on 10 inimest või toimetus, kus on 1 inimene? See on nii suur vahe. On muidugi, et jah, et selle külauudiste puudus ongi see, et ta kipub liiga minunäoliseks muutuma ja see ei ole hea. Et mul on hea meel, et mul on kirjasaatjaid, kes siis saadavad siin endised ajakirjanikud ja ka üks akadeemik ja siis üks ajaloolane, kes on pime mees, kujuta ette, ta kirjutab. Jah, aga jah, ma pean ka seda tunnistama, et ma räägin siin, et muutub liiga minunäoliseks, et võib-olla ei muutu ka sellepärast, et viimasel ajal ma olen üsna laisaks jäänud ja neid originaallugusid ilmub järjest vähem. Jah, et avaldan küll ja toimetan neid, mis siis kas tulevad pressiteadetena või kirjasaatjatelt, et Aga vahepeal peabki akusid ju koguma, see on täiesti loomulik ja normaalne, et kogu aeg ei jõua ise täie vindi peal. Vahepeal peabki aja korraks endale võtma, et siis on tore, kui infot liigub, et sa saad seda ikkagi järjepidevalt elus hoida. Ja küll sa selle uue hingamise leiad ja hakkad uuesti originaalloomingut pritsima, nii et kõik on hästi. Jah, eks elu näitab, jah. Aga Eesti lipuselts, kuidas sinu sidusus sellega sündis? Trivimi Velliste kaudu võib-olla kõige olulisemalt, aga lipupäevade tähistamine algas Pärnu linnas tegelikult Simson Tõnu algatusel ja ma mäletan väga hästi, see oli siis Isamaa erakonna seenioride kokkusaamine ja ma mäletan mingisugune pubi oli Karja tänaval, kus me kokku saime ja seal siis Simson Tõnu siis rääkis väga huvitavalt, et ta oli mingisugust unenägu näinud, et kuidas Vene lipud lehvivad. Ja siis kui ärgates ta ütles, et ärgates ma mõtlesin, aga miks ei võiks siis nii palju ja veel rohkem Eesti lippe lehvida. Et kus selline kummaline unenägu Vene lipud, aga ärgates jah. Tema oli see mees, ta on kahjuks meie hulgast lahkunud.
Aga jah, minu mälus siis temalt tuli see algatus Pärnu linnas. Et küll oli juba varem aastal 2004 asutatud Eesti Lipu Selts, aga ma tahtsin seda öelda, et need lipupäevade tähistamise Pärnus ei alanud mitte lipuseltsist, vaid tuli hoopis Isamaalt, erakonnalt. Aga siis ma üsna kiiresti liitusin lipuseltsiga, ma mäletan, ma käisin siis aasta koosolekul Tallinnas ja olin seal koosolekul ja siis mul olid mõned ettepanekud, värske liige ja võib-olla tahtis ka midagi oma mõtet avaldada ja aga kas ma siis jäin natuke palju lobisema või mis on, Reviimi Vellista tõusis püsti, et aga pane Urmase tegevjuhiks. Kujutad ette, ma ei tea, lipust suurt mitte midagi, ma ei tea ajaloost midagi, et ma alles olin kuulnud, et üldse on asutatud mõni aasta tagasi lipuselts, et nii vähe teadlik tüüp ja. Aga päris tegevjuhti minust ei saanud, et ta jäi sellisel kujul vormistamata, küll aga ma olin mitu aastat siis tegevjuhi kohuse täitja või nende ülesannete täitja ja aga mul oli vist, ma ei tea, kas see seadus isegi lubas seda, aga nii, et ma pääsesin panka ja et ka siis rahakappi võti oli minu käes ja aga jah, vastutus selle mind selle eest ei ole võetud, et nähtavasti nii suuri summasid ma ei ole kõrvale pannud. Tead, see on väga hell teema tänases maailmas, kus alles hiljuti oli ühel väga suurel liidul, hakastusorganisatsioonil väga kahtlased teemad õhus, nii et võib-olla pole see kõige parem mõte siin praegu. Olgu jah, et aga jah, ja siis tõepoolest ja siis ma püüdsin kaasa aidata Pärnu lipu seltsi tegemistele ja siis ma võtsin südamerindu, tellisin siis hulga lippe, esimene kord vist 90 lippu, sellepärast, et oli tulemas Eesti Vabariigi 90. aastapäev ja mul oli hea meel, kui selgus, et ka sellele saab siis raha taga, et vastasel korral ma oleks pidanud need 90 lippu oma tagataskust leidma siis. Aga kapivõti oli sinu käes? Aga raha ei olnud siis nii palju arvel, aga tol ajal oli nii, et erinevate ministeeriumite kaudu siis rahastati seltside tegevust, kaasa arvatud lipuseltsi tegevust ja nii need lipud siis tulid siis minu initsiatiivil. Aga siis, kuidas ta nüüd Sintil sai moodustatud Eesti esimene osakond, et põhjus oli selles, et siin on ka nagu eksiarvamusi levinud, mis ma olen kuulnud, aga nendest ma ei taha rääkida, aga siin oli paar olulist asjaolu, mis tõttu ma tegin ettepaneku asutada ka Sindi osakond, et see sündis 2014 detsembris. Aga enne seda siis me tahtsime Sindi linnaga väga võimsalt osaleda ka Pärnus, tolleaegsel Rüütli platsil siis nüüd Iseseisvuse väljakul. Ja me sõitsime suure bussiga lasteaia lapsed ja kuidas ja kujuta ette nüüd, kohe on niimoodi, et peaks hakkama peale selle piduliku tseremooniaga ja orkester peaks mängima Eesti hümni ja vaatasin murega, et ei mahu ära, Sindi rahvas, lapsed ei mahu sinna platsi peale ära. Täitsa lõpp ja nad jäidki seisma sinna kohta, kus kohal nad ei oleks pidanud seisma, sest nagu ruumi ei olnud. Ja see oli nüüd niisugune väga tugev impulss minu jaoks ja teine oli see, et ma panin tähele, et Sindi linn on kuidagi väga isamaalist armastust täis, võib-olla selle tõttu ka tundus niimoodi või näis mulle, et ma selliste inimestega puutusin kokku ja neid oli päris mitu inimest ja Eneli Arusaare nime ma nimetasin, aga neid nimesid oli sealt teisigi ja on praegugi. Ja ma mõtlesin, et kui üks väike kogukond on nii seda lipuvaimu täis, Eesti lipuvaimu, et aga teeme siis osakonna ja kõik olid sellega päri ja see sai ära tehtud. Ja nüüd ta on täiesti olemas, ta on väga elujõuline ja eriti tänu sellele, et ma ise panin ameti maha, et ma enam ei ole juba mõnda aega Sindi osakonna esimees ja selle asemel on väga tubli noor inimene, Kätlin Part,
Ants ja tõepoolest ta suudab noori enda ümber koondada. Sest mina olen ju algusest peale rääkinud, et mul ei ole midagi vana inimeste vastu, pensionärid ja nii edasi ja eakad inimesed, aga ma tahaksin rohkem ja rohkem noori näha. Aga neid noori kuidagi, et kuidas üks vana pensionär läheb ja siis noore inimese juurde, et kuule, et mul on sulle jutt jääd, et mis sa siis ka lipuusust arvad või et ja no ei oska nagu noortele läheneda. Ja seda enam, et ma ei ole seltskonna inimene ja siis mul oli väga hea meel, nii et mina panin juba mõnda aega tähele enne seda, kui lõpuks sai ta siis valitud osakonna esimeheks ja ma väga tahtsin, et ta saaks ja vahepeal oli suur kahtlus, et asjaolud muutuvad ja tal ei ole puhtpraktilistel võimalustel seda kohta vastu võtta, aga siis ilmnes, et need asjaolud muutusid siis positiivses suunas Sindi kasuks ja minu hea meeleks ja nüüd on siis et 4. juunil me tähistasime jälle minu meelest ikkagi väga õnnestunult, kuidas see kõik sündis ja toimus ja et võib-olla rahvast oli seekord pisut vähem kui Pärnus, aga me ei peagi ennast Pärnuga võrdlema, et me ajame oma asja, aga ei olnud seal suuri kalli raha eest kutsutud esinejaid, lauljaid, muusikuid, aga selle sama kogukonna sees välja kasvanud inimesed või Marko Šorin, kes on siis Tori valla volikogu esimees ja lipuseltsi liige ja tema pidas väga vahva kõne ja ta muu hulgas ka nimetas seda, et veri on vahetunud, et värske veri on asemele tulnud, tema küll sõnastas kuidagi teisiti, ma ei mäleta jälle täpselt kuidas, aga mõte oli see, et need, kes siis nende vanakeste kõrval, vanade inimeste kõrval alustasid omal ajal, need noored inimesed seal 1.-2. klassist alates, et need on nüüd nii suureks kasvanud, et on võtnud kogu selle juhtimise ja korralduse üle ja selle üle ma saan ainult head meelt tunda. Milline on sinu unistuste Sindi, kui sa täitsa niimoodi mõtleksid hästi kastist välja nii-öelda? Milline on sinu unistuste Sindi? Kõigepealt ma ei ole väga unistaja tüüp, aga sellele vaatamata mingi nägemus ju asjadest võib olla, eriti nende asjadega seoses, mis on endale südamelähedased ja Sindi linn on mulle südamelähedaseks saanud. Et väga tahaks, et inimsuhete tasandil oleks üksteise mõistmine hea ja üksteist mõista püüdev. Et ma nagu pean seda väga oluliseks, alati ei ole see päris hästi õnnestunud ja alles eile ma kuulsin ka uudist, et kedagi ei olevat võetud Sindi kogukonnas omaks ja ta on otsustanud selle tõttu lahkuda koguni. Aga teistpidi jälle õnneks ma ei ole ka kuulnud palju selliseid näiteid ja kas üldse, et ma ei tea, kui palju on mind omaks võetud või kas üldse on võetud, et ei ole kellegi käest kunagi küsinud. Sest mina olen ju ka ikkagi nagu väljapoolt Sindit sisse sõitnud ja arvanud endale õigus olevat siis olla ka selle kogukonna liige. Aga nii palju, kui mul on lubatud olla selle kogukonna liige ja sellest toimetada, et ma olen Sindi põliselanikele ja rahvale väga tänulik selle eest. Mulle tundub, et sinu mõttest, mida sa tõid küll Sindi kontekstis välja, et võiks olla rohkem inimsuhete tasandil mõistmist või siis mõista püüdmist. Mulle tundub, et seda võiks mitte ainult isegi Sindile, vaid tõesti nii Pärnumaale kui ka üleüldiselt Eestile ja miks mitte kogu maailmale soovida. Sest et mul näib, et ajad on praegu nii sellised keerulised kohati ja seda mõistmist või vähemalt püüda mõistmist võiks meil kõigis natuke rohkem olla. Ma pean seda ääretult oluliseks. Ja siis, kui see on olemas, küll siis ka muud asjad sinna kõrvale tulevad ja tekkivad ja noored pered ja elamised ja töökohad ja miks mitte.
Siis loksuvad kõik muud asjad ka paika. Täpselt, jah, loksuvad paika. Mis on sinu järgmine artikkel, mida külauudistest lugeda saab? Jah, tahtsin, et oleks olnud juba eile avaldatud, aga väsisin ära. Mõtlesin, täna hommikul tõusen varakult üles, teen ära. Väsisid ära? ja ma tulin siia ja aeg sai otsa, ma pidin siia tulema ja mul on eilne töö tegemata. Ja see on siis natukene mahukam lipupäeva kajastus Sindis. Et see on praegult see, mille ma peaksin siit lahkudes nüüd kiiresti ikkagi ära tegema. Et tahaksin natukene põhjalikumalt, mitte niivõrd üldsõnaliselt kirjutada. Ja siis ka võimalikult suure pildigalerii juurde panna. Et et see üritus oli seda väärt. Ta oli ikka et üks tubli tegemine, et kiitus tegijatele, mina nende hulka ei kuulu. Aga kiitus ka selle info jagajale, sellepärast, et kui poleks keegi seal nii põhjalikult võtnud südameseks jagada, siis me ei teakski, mis toimunud on. Nojah, seda ka, et siis on lootus, et võib-olla kauem mäletatakse. Aga igatahes sellel päeval, kui sinu saade kuuldaval on 10. juunil, siis on seda kajastust juba olnud võimalik mitu head päeva lugeda. No tahaks loota küll, et ma enam pikemalt ei saa ka venitada sellega. No kuule, aga siis võtame kokku, saad rahulikult kirjutama minna. Aga suur aitäh sulle, Urmas, sellise kihvti sissevaate eest ja panid mõtlema nii mõneski teemas, kas või selle sama valguses, kuidas meie ajakirjandus on muutunud, kui palju on olnud kunagi seda tegutsemisvabadust natuke rohkem piiratud ja kui palju meil tänasel päeval need võimalusi tegelikult on, et need on väärtused ja kingitused. Et tasub selle peale mõelda. Aga veel kord aitäh sulle, Urmas, selle aja eest, ausa vestluse eest ja rõõmsat pealehakkamist. Aga sulle, Regina, aitäh kutsumast ja ma tahaksin sind küll tunnustada ja kiita nende saadete eest, mida sa nüüd siis oled ikkagi juba ligi 100 teinud, et see on ikka tubli töö, ja ma loodan, et paljud ühinevad minu mõttega. Aitäh sulle, aitäh.